Ivi. Aigus hakkab täna seda küllust meil looma, eks ole? Nii, ma siis siin nüüd 5 minutit klõbistan rõõmsalt. Ai, Kristel, vot, kegingel, suurepärane, tere Ingel. Riina, nii armas. Nii tore on teid siin näha ja klõpsutame siis veel natukest aega, kus meie see chati aken on. Nii, vaatame kohe. Ega on olemas. Ma ei hakka isegi küsima, kas mind on hästi kuulda, ilmselt on, sest muidu teil lehvitaks, eks ole. Ja küsimusele, mida te veel pole jõudnud mulle esitada, aga ma vastan juba ette ära. Ja tuleb salvestus. Ja, tuleb. Kuidas siis muidu? Just. Et võib-olla mõni teema on täpselt selline, mida sa tahaksid pärast seedida, natuke mõelda üle, sest et te ju teate, et mulle meeldib lihtsaid asju teha keeruliseks ja pärast need keerulised asjad hästi lihtsaks tagasi pöörata, sest kõik on siin ju hästi lihtne maailmas. Me teeme ise asju natukene võib-olla liiga riskantseks, liiga keeruliseks, võib-olla see amps ei mahu suhu ära. Nii, tere Krista, kes sa iganes ingli nime all. Jah, nüüd näen siit chati aknast ka. Nii imelised nimed. Mul on muide varjunimi Valgusingel, nii et tervitan aga ingleid vastu. Nii, väga armas. Tulete aga tuppa, tulge. Ma tahtsin sättida nii, et kõik saavad siseneda ilma, et ma peaksin siin nuppu klõvistama, aga selgus, et kui sa Zoomis korra oled mõnda asja juba paika sättinud, siis võt enam mänguaeg reegleid ei muudeta. Aga ega see siis ju piiranguks pole, saab ju ikka klõbistada. Aga seniks, et teil igav ei oleks, meil on olemas siin chati aken. Ja küsimus siia chati aknasse on hästi lihtne. Palun kirjuta, mis tähendab sinu jaoks küllus. Ja klõvistame siis siia järjest vastuseid. Võib-olla mõnda vastust meil läheb isegi väga tarvis, nii et ei ole olemas õigeid või valesid vastuseid. On olemas lihtsalt sinu arusaam, sinu jaoks külluse tähendus. Aga Kristel, äkki sa natuke täpsustad ikka mida rohkem ja ikka mida väga rohkem. Sinu puhul ma nii lihtsa vastusega isegi kohe mitte ei lepi. Jah, just, täpselt nii. Et mis on sinu jaoks küllus? Et siis me saame rõõmsalt siin paar minutit aega sisustada ja panna need siia chati aknasse kirja. Väga hea. Klõbistame veel natukene. Ma pärast siis loen. Nii, väga hea. Aga kunas meil veel natukest aega ja sellegi poolest ma mõtlesin, et teeks seekord nii, et ma väga ei hakka hilinejate ja nende pärast vaeva nägema, kes millegi tõttu siia kella 7 sisse ei pääse, kunas tegelikult tahaks ühte sellist vägevat energiaruumi täna üles kütta, üles luua ja äkki oleks siis armas, kui ei peaks ennast siin vahepeal nende kastide vahel nagu jagama. Ja ma alustangi sellest, ma panen selle natukene siia mugavamalt, et mul oleks võimalik neid tulijaid siia rohkem tuppa lasta. Nii, väga hea. Oi, nüüd kell oli 7 ja nüüd kõik kohe tulevad rõõmsasti osalema. Väga armas. Ja kõik need, kes te nüüd praegu vahepeal liitusite siia tuppa, olge head, meil on chatis käimas üks huvitav, ütleme siis nii, arvamuste ralli, et ole hea, pane siia chati kirja, mida sinu jaoks tähendab sõna küllus või üleüldse, mis sinu jaoks on küllus. Et ole ja kirjuta siia, sul on aega mõelda, arutada iseendaga ja pane see vastus siia teele.
Aga ma alustan nüüd ja ma alustaks sellest, et see mõte seda töötuba teha tekkis tegelikult suht üleöö, aga mitte päris üleöö. Nimelt oli eelmine nädalavahetus meil hästi vahva naiste koolitusretriit Viljandis, naiste vääring, mis kulmineerus sellise mõnusa tänu jagamisega. Ja siinkohal ma tänan kaaskorraldajat Mariann Kiiranit, kes tegi võimsaid rännakuid, murumänge, jagamismänge, mida iganes põlluvärki. Et tegime siis seda tänuringi ja teate, see tänu hakkas niivõrd üle ääre ajama, et ma leidsin, et ma pean seda jagama hakkama. Ma pean seda jagama hakkama nii, et oleks kohe kõigil hea. Ja vaat selle tänutunde jagamisega on selline kihvt lugu, et nii kui sa seda tänama või jagama hakkab ta sinu juurde tagasi tulema ja mitte üksi. Terve see nädal on olnud minu jaoks üks vägev kogemuste ja kohtumiste ja jutuajamiste, ühesõnaga erinevate koostoimimiste aeg ja päevad. Ja vot siis tekkiski see mõte, et aga jagaks nüüd mõnda tarkust, mida minul üle ääre ajab kohe kõigi teistega, kes kuulama tulevad. Nii et alustan seda tänu jagamisega. Tänu jagamisest tuleb täna veel juttu. Täna tuleb paljudest asjadest juttu. Nii et ole hea, pane kõrvad valmis. Chati-aken on siin selle jaoks, et sa oled nii hea ja kirjutad siia, mis tähendab sinu jaoks küllus. Ja ole hea, täida siis siia enda arvamust ka nii, et oleks võib-olla seda võimalik pärast korra scrollida ja vaadata. Et siis küllus. No täna on esiteks väga võimas kuupäev ja see oli ka teine ajend, miks ma arvasin, et võiks sellist põnevat töötuba teha. Võib-olla natukene mitte nii, nagu ma tavaliselt olen teinud praktilise aromiteraapia või mõndades teistes töögruppides. Ja see kuupäev on palindroom, mis tähendab seda, et ta on peegelarv, et kui sa teda vaatad 1202, 2021, loe sa teda niipidi või teistpidi, saad sa ikka täpselt samasugused arvud kätte. Ja rahvas siis arvab seda ja mitte ainult rahvas, vaid ka numeroloogid ja astroloogid ja igasugused muud targad, et see on üks paganama võimsa energiaga päev. Kasutame siis seda päeva ära, sest teate, et järgmine tuleb meil alles 100 aasta pärast. Nii et kes ei kannata 100 aastat oodata, võtame siis pärast endale ka mõned paberid ja pliiatsid, aga jutu käigus räägin, mida selle paberi ja pliiatsiga pärast teha saab. Natuke siis sellest mainitud numeroloogiast, et 12 kui number tähendab tegelikult sellist tegevuse ja valitsemise kombinatsiooni. Just nimelt tugevuse läbi, just nimelt tegevuse läbi, just nimelt läbi valitsemise, just nimelt läbi enda valitsemise tulebki nagu tänase päeva sisse väga palju ka teisi tähendusi. Vaatame siis natukene veel neid numbreid, mis tänasesse kuupäeva satuvad. Esiteks on arvukalt kahtesid. 2 on selline väga elegantne number, teda nimetatakse veel paindlikkuse diplomaatia numbriks. Ja mis siis üks hea diplomaatia endas kätkeb on arvukus, tarkus, lugupidamine ja võime luua inimestega kontakte. Neid kahtesid on selles kuupäevas lausa 4 ja nad annavad summaks 8. 8 infinity on lõpmatuse arv, mis tähendab seda, et sa võid luua sellist lõputut küllust enda ümber, kui sa oskad luua toimivaid ja tõhusaid suhtluseid just nimelt koos tegemises. Jälle see sama sõna tegemine. Tegemine hüppab siia sellesse võimsasse kuupäeva tähendusse sisse, eks ole? Nüüd on selles kuupäevas ka ühtesid. Üks aga on iseseisvuse, mõtestamise ja teadlikkuse ning sellist individuaalsust ja sõltumatust tähendab number. Ta on selline, kuidas ma nüüd ütlen, positiivne egoism, aga see tähendab seda, et sul tuleb enda soove ja tahet väga sügavalt mõista ja lahti mõtestada. Ja sellest tänases kuupäevas on ka nullid. Nullid on võimendajad, mis tähendab seda, et null võimendab seda, mida sina ise tahad.
See, mida sina tänasesse päeva paika paned, see, mida sa siia tänasesse päeva lood, sõltub täiesti sinust. Nii et mida soovid, seda võimendad. Eks ole maagiline. Ja et selle maagiaga siis nüüd edasi rõõmsalt minna, vaatame natukene veel ka, ütleme siis hashtag, ütleme nii, hashtagid ja selle tänase päeva hashtagiks võikski olla sõna algatused. Alustasime oma juttu sellest, et tegutsemine, tegevus, tugevus läbi tegutsemise, mõtestamine, mõtisklemine, et kõik nad tähendavad ju mingisuguse liikumise, mingisuguse tegevuse, millegi algust. Laias laastus tegelikult tänast kuupäeva peetaksegi selliseks nagu saatuse väravateks, mille võti on sinu käes. Hea algus, eks ole? No aga siis tekib nüüd küsimus, et mida ja kuidas me teha saame. Nii, alustame siis sellest, et tuletame meelde, nullid on võimendajad, neid nulle on lausa 2 tükki, nii et sõltub sinust. Ehk võimendad seda, mis sul on. Nii, teeme väikse inventuuri. Aga mis sul on? Sul on olemas kindlasti mõni töö, mõni tegevus. Sul on võib-olla pere, sul on võib-olla kodu, sul on võib-olla auto, sul on võib-olla igasuguseid muid asju. Neid asju võib olla päris nii palju, et ise ka täpselt ei tea, kui palju sul neid asju on. Aga vaata, tööd võid sa vahetada. Ja suhetega on täpselt nii, et mõni lõpeb, mõni algab. Lapsedki kasvavad suureks ja lähevad sinu juurest ära. Võib-olla tulevad sul uued lapsed, mine sa tea. Et tegelikult oled sa nagu turist või ütleme selline möödakäija selles elus, et sulle justkui nagu mitte midagi ei kuulugi. Just, aga sul on tunded. Vaata, kui sa vahest, kui oled äkki, võtnud mõne sõbranna appi ja teinud näiteks oma kapis sellise mõnusa inventuuri ja vaadanud seal üht koma teist, mida võiks ära anda või ära viia või ära kinkida, siis ikka tekib see moment, oi, võt seda kleiti mina ära ei anna, see on minu esimese kohtumise või ma ei tea, pulmakleit või mida iganes. Kas sa hoiad kleiti alles? Vaevat, ma arvan, et peale toda tähtsat päeva polegi võib-olla seda kleiti kandnud. Sa hoiad alles tundeid. Ja vaata, need on need asjad, mida sinu käest ära võtta ei saa. Mis tähendab seda, et sul on erinevad tunded, mida sa kogud, mida sa jagad, mida sa saad endale jätta, mida sa saad ka võib-olla teiste käest võtta. Ja tundeid on erinevaid. No näiteks loeme korraks siis slaidi pealt igaüks enda jaoks ka nagu peas läbi. Rõõm, kahetsus, aukartus, kadedus, ärevus, hirm, viha, häbi, pettumus, armastus. Ka neid sõnu, kas või oma peas vaikselt enda ette öeldes, tulevad sul ju erinevad tunded nende sõnadega seoses. Mis tähendab seda, et kõik need imelised kleedid, särgid, ma ei tea, lipsud, ehted, need kõik pole asjad, nendega on seotud sinu tunded. Nüüd tekib küsimus, et kuhu ma sihin on. Just. Vaat sinna ma sihingi, et ma lubasin pragmaatidele näidata ka sellist teaduspõhist slaidi. Siin ta ongi teie ees. Ja selline imeline härra nagu David Hopkins võttis kokku nad ja pani sellise tabeli näol või sellise püramiidi näol, tagurpidi püramiidi näol. Ja see kannaks siis nime selline teadvustamise ehk ärkveloleku, mina ütleks selle kohta siin ja praegu olemise püramiid. Ja ta mõõtis ära, õigemini tegelikult oli see terve grupp teadlasi, kes sellega tööd tegid, aga see selleks. Me praegu keskendume sellele, mis numbrid on nende erinevate tunnete taga. No näiteks alustame siit altpoolt. Häbitunne 30, süütunne 30, apaatsus 50, kurbus edasi. Siis tuleb üks vahelõik, tulevad julgus ja neutraalsus. Ja ülesse poole lähevad avatus, omaksvõtmine, mõistmine, armastus, rõõm, harmoonia, valgustatus, lausa terve tonn on see taga. Ja kui nüüd mänguväljakuid vaadata, siis need alumised on justkui nagu ellujäämiseks piisavad. Sa jääd nendega ellu, sa saad nendega toimetada. Kes on kuulanud kas minu biohäki või siis hiljutist raamiteraapia kursus, siis tegelikult seal me natukene rohkem rääkisime sellest ja võtsime seda ka lahti.
Me teeme seda ka tulevaste kursuste ja erinevate töötubade raames ka, aga täna me vaatame seda hoopis ühest teisest aspektist. Niisiis, vaata sellel mänguväljakul, mis jääb selle püramiidi allapoole, ehk siis ellujäämiseks justkui nagu piisav skaala, on ju. Vaat siin nagu sinu selline power, selline energia, selline laeng pigem väheneb. Teine mänguväljak on see, kus su elujõud, sinu power, sinu energia suureneb. Jällegi, kuhu ma siin oma jutuga? Lähme siis edasi. Muide, tšakrate ja selliste energiate huvilistele äkki väikene selline võrdlusmoment. Tuleb selle eelneva slaidi püramiidiga miskit ette. Siis pärast räägime teinekord, eks ole. Niisiis, nüüd on see aeg kätte võtta paber ja pliiats ja teha esimene samm ehk panna kirja see, mida sa ei taha. Sa võid seda teha praegu, sa võid teha seda järelkuulamise aeg, aga põhimõtteliselt on su ülesanne just nimelt täna. Täna on see saatuste väravate avamise moment võtti sinu käes, nii et kasuta ära. Kasuta see võimalus, sest järgmine on 100 aasta pärast. Kes ei oodata, teeb täna. Niisiis, selle paberi peale paned sa kirja kõik selle, mida sa oma ellu ei taha. Nii, ja nüüd palun vaata, kas selle paberi peale satuvad midagi nendest asjadest, mis ma siin allpool olen slaidile välja toonud. Solvumised ja võlad, võlgadest räägin kohe. Allaneelamised, ehk seesama enesepettus, selline teatud kannatus. Võib-olla tibake selline roosades prillides ootus, et maailm sinu ümber muutub, läheb paremaks, miskit juhtub. Tühjad jutud, negatiivsed inimesed. Minevikus elamine ja paigal seis, just nimelt paigal tammumine. Ja kindlasti muidugi peab siia juurde panema ka need ebatervislikud kombed, sest ma arvan millegipärast, et enamuste paberid, ehk siis seesama, mida ma ei taha, hakkab pihta sellest, et ma võiksin nagu alla võtta, ma võiks nagu sellest loobuda, ma võiks tervislikumalt süüa ja nii edasi. Jumala pärast pange sinna paberi peale, mida iganes sa soovid. Aga nüüd natukene siis nendest võlgadest. Lubasin sulle selle tärniga koha ära selgitada. Et vaata, kui sa hakkad panema kirja seda esimest sammu, ma tulen korraks tagasi selle sama nende numbrite juurde, siis vaata, siin on selline koht, et nendel tunnetel on taga mingid numbrid. Hawkins arvas, et need on siis sellised energeetilised laengud, aga meie vaatame neid läbi natukesed teised prismad. Ehk siis, kui häbitunne on 30, siis sisuliselt on ta -30, sest kuna see energia, see mänguväljak siin on justkui miinusmärgiga, sest ta vähendab, ta alandab, ta ei loo, ta annab sulle lihtsalt ellujäämiseks mingi poweri, aga usu mind, sa pead talle peale maksma. Ehk siis, teeme lihtsa matemaatika. Kui sa tiksud kusagil seal häbitunde ja süütunde skaalal, seal allpool, selle 30-ga, -30-ga, siis selleks, et saada enda ellu armastust, mis maksab siis nii-öelda 5 sotti selle taberi järgi, peaks sul kokku energiat olema väärtuses 530. Ehk tasa teenima võla, mis tekib läbi nende negatiivsete tunnete ja töötama üles, et saada, et osta seal nendes tunnete maailmas endale see vastav soov. Oli ehk arusaadav minu mõttekäik. Niisiis, et kui sa oled nüüd kirja pannud need asjad, need tunded, need sündmused, need mida iganes, mida sa oma ellu ei taha, siis ole hea, koosta tegevuskava ja hinda teda just nimelt selle loogika järgi, et kus sa praegu oled, kui palju miinusmärgiga see tunne, see asi, mida sa omad, see just nimelt tunne, kui palju ta maksab. Ja vaata, millises kontos, millise nii-öelda David Kreviti suhtes sa praegu hetkel oled. Sest et meil on saatuse väravad, eks ju, meil on olemas võti ja me hakkame võimendama, aga me võimendame seda, mis meil on. Nii et ole hea, hinda täpselt ära see punkt A, kus sa täna oled, mida sa ei taha ja sa kaardistad sellega väga täpselt ära suuna. Suunast me räägime kohe. Nii et mäletad, on ju, et tänase päeva superpoweriga päeva hashtag on siis algatused, ehk siis tegevust kavata, see paber ei maksa mitte midagi.
Nii, läksime edasi. Et sul siis oli meeles see silmad ees, enam-vähem sa saad seda järelvaatamisest vaadata, kui palju miskit mõnel mänguväljal, eks ju, maksis ja mäletad seda, et julgus on neutraalsus, on sul see koht, kus sa võid siis nii-öelda ringi vaadata, ehk ta ongi neutraalsus. Et kui sa tahad jõuda näiteks osta endale 5-sotine armastus, pead sa kõigepealt ära tasuma häbitunde võla ja jõudma siia, kus me hakkame siis nii-öelda looma, sest siiamaani need ellujäämised, need vähenevad, olid meil miinusega, siin on suht negatiivne ja siit üles poole läheb ainult suurenevas ja kasvavas võtmes. Nii, hinnakalkulaator. Et kui me hakkame siis seda tegevuskava hindama, siis esimene küsimus, aga mida siis maksetena selles huvitavas mängus aktsepteeritakse? Just, emotsioone ja tundeid. Ainult emotsioone ja tundeid, sest raha siin ei aktsepteerita. Raha on vahend. Raha kindlasti ei ole see, millega sa lähed. Ei, no muidugi armastust võib osta, loomulikult. Küsimus on selles, kas see on armastus või seks. Ja küll, aga lähme edasi. Siin maksavad ka unistused ja eesmärgid. Siin maksavad piirideta unistused ja hästi sõnastatud eesmärgid. Ja siin maksavad reaalsed tegevused, algatused, hashtag oli algatused, reaalsed tegevused, mis loovad, mis hoiavad ja mis kasvatavad sinu küllust. Nii et kui sa oled oma selle tegevuskava kokku pannud, ole hea, kalkuleeri ära, mida, kas sul on olemas ja milliste asjadega sa saad. Milliste vahendite, milliste suurustega saad sa siis oma vastavaid tegevusi ellu viia. Nii, ka see on meil läbi käinud. Aga inventuuri tehes tulevad meil mängu veel ühed huvitavad asjad. Tajufiltrid nimelt. Tajufiltridest rääkides ma tahtsin tuua ühe näite. Kui me võtame 2 sellist tunnet, näiteks rõõm ja süütunne. Ja näide oleks siis selline, et sa kindlasti mäletad võib-olla oma lapsepõlvest sellist hetke, kus, ma ei tea, näiteks mängisite rahvaste palli, sinu võistkond võitis, te tegite vastasele täiega ära. Sa jooksed koju, su põlved on katki, su dressid on võib-olla natukene purud ja siit ja sealt on kriibitud ja sul on ülevoolav rõõm. Sa teed ukse lahti, esimene, mis sa kuuled. Issand, millisena sa välja näed. Vaata, millised on sinu püksid, ma ei hakka ütlema, kelle hääl see praegu kõlas, eks ole? Ja selle rõõmu asemel tuleb asemele süütunne. Küsimus, kas see sündmus oli rõõm või see sündmus salvestas sul süütundena? Vot see ongi tajufilter. See ongi tajufilter, sest et sündmus oli sündmus. Ja sina, ainult sina läbi oma tajuprisma võid talle anda miinuse või plussmärgi. Nii et pane tähele, kui sa hakkad hindama neid tundeid, mida sa enda sisse ei taha ja kui sa teed seda inventuuri, siis ole hea. Palun pane kõrvale kindlasti tärnid ja vaata, läbi millise tajufiltri sa neid tundeid enda jaoks määrad. Ja tajufiltrid võivad meil tulla absoluutselt igalt poolt. Vanematelt, sõpradelt, tuttavatelt. Nad võivad tulla ka täiesti tundmatutelt inimestelt, näiteks televiisorikastisest räägib diktor, kes mõnda uudist loeb ja ennast või õigemini sind enda selle tema poolt loetud uudisega siis kaasa haarab, eks ju. Või vaatad mõnda seriaali või mida iganes. Neid inimesi sa ei pruugi isegi tunda. Neid inimesi võib-olla päris elus polegi olemas. Nad mängivad kõik seda mängu, aga filtrid rõõmsalt ulatasid ju läbi ekraani ikkagi sulle. Ja vaat, kui me nüüd räägime jälle nendest tundeinventuuridest, siis vaata, see sama tunne määrabki ära sinu energiapotentsiaali. Nii et veel kord, kui hindad neid asju, mis sa kirja panid, need, millest sa tahad loobuda, siis ole hea, vaata ikka täpselt üle, millised need olid, kui palju tegelikkuses pead sa nii-öelda nendest maksma ja millist energiapotentsiaali nad tegelikult enda jaoks omavad. Sellepärast, et vaata, millist hunti toidad, see on nüüd nende tajufiltrite poole pealt, siis tegelikult selline skoor sinu kontosse ka läheb. See kõik on nüüd hästi oluline selle jaoks, et kui ma hakkan asjatuumani jõudma, ehk kui me nüüd tõesti hakkame mingid maagiat ja võluvärki kaasa siia haarama, siis täpselt see koht, kus sa praegu asud, hakkab omama suurt tähtsust. Nii et, mäletad, me rääkisime, et täna on eriline kuupäev.
ja neid nulle on siin lausa 2, mis tähendab sellest, et selle saatuse väravate poolt on antud sulle nii fantastiline võimalus, aga see võtmekeeramise värk, see sõltub täiesti sinust. Nii, võimendad seda, mis sul on. Lähme edasi. Jälle need samad tunded. Niisiis, jätsime meelde, mäletame neid numbreid, mäletame, kas me oleme siin mänguväljakul, kus see tegelikult kannab justkui miinust, või oleme siin ülemises mänguväljakus, mis loob, mis kasvatab, mis arendab. Ja nüüd tuleb see teine samm. Kui see esimene paber on tehtud, läbi kalkuleeritud, enam-vähem konto siis nii-öelda välja rehkendatud, nüüd pane kirja, mida sa tahad. Pane kirja, mida sa tahad ja jäta meelde, et selle tänase päeva superpoweri juures, eks ju, olid hästi olulised veel 3 hashtagi. Arukus, teadlikkus, mõtestatus. Sa pead väga täpselt tahtma või õigemini teadma, mida sa tahad. Sinu soovi sõnastus väga täpselt määrab ära, kuidas sinu soov võib täide minna. Näiteks, me oleme rääkinud ka erinevatel koolitustel ja töötubades ja just viimati oli Viljandis hästi vahva arutelu, et tahaks hirmsasti raha saada, eks? No, me siin võime ju lugeda ka, et raha siin nagu kaasa, eks ju, oli ikka raha, muidugi. Nii, raha on kirjas. Siis vaata, tahtes hästi palju raha, võid sa ju ootamatult vahetada oma töökohta ja sattuda tööle näiteks panka, kus sa loed tohutult palju raha. Sul ta ju on, ehk soov ju põhimõtteliselt täideti. Siin oled sina, siin on raha, aga see raha on võõras. Nii et mõeldes väga hästi, mida sa tahad, siis pane sinna kindlasti need tärminid juurde. Millal sa tahad? Kuidas sa tahad? Millistel tingimustel sa seda soovid? Kuidas see sinu soov välja näeb? Ja nüüd palun pööra tähelepanu, õigemini pöördu oma sisemise lapse poole. Tuleta palun meelde, kuidas sa lapsepõlves midagi soovisid. Kas kõlas nii, et ma nii väga tahaks saada 100 rahaühikut selleks, et osta endale see nukk või see auto või see mingi kommihunnik. Sa lihtsalt teatasid saatusele või seisid selle saatuse väravate eest ja ütlesid, tahan nukku, tahan kommi, tahan roosat lipsu või šleffi, mida iganes sa tahtsid. Sa ei pannud sinna kunagi taha, et oleks mul 100 euri, siis mul oleks praegu need ja need asjad. Ei, sa lihtsalt tahtsid asju. Pane tähele. Me tahtsime miskit. Me tahtsime neid tundeid, me tahtsime neid asju. Me ei võtnud sinna appi vahendajateks raha. Lapsepõlves, kui me midagi soovisime, meil ei olnud seal kunagi, oi, ma tahaks seda, agasid ei olnud. Olid ainult soovid. Olid siirad soovid need, mis tulid siit, eks ju. Need, kuidas ma nüüd ütlen, kui sa neid soove kirja paned, siis vaata üks asi, kui see aju, see mõtestatud koht hakkab su südant ära rääkima, pane tähele, see ei ole hea soov, mõtle ümber. Sellepärast, et süda ei pea mitte kunagi seda aju ära rääkima, aga veel parem, kui sa paned nad kokku ühele ajal rääkima ja hindad kõiki oma soove just nimelt läbi südame, läbi arukuse, teadlikkuse ja mõtestatuse. Vot sealt mõtestatusest tulevadki need õiged soovid. Nii et sinu teine paber, sinu teine samm peaks siis kandma neid asju, mis tulevad siit ja aju ütleb selle peale, ja kuule, see on ikka vinge lahe mõte. No nii, et kui sa oled siis oma soovid ära hinnanud, siis pööra erilist tähelepanu, millised tunded nende soovide juures on. Ja jälle üks pisikene tööriist sulle siia, võimendav tööriist. Jälle see lapsepõlve teema. Kas sa mäletad ennast lapsepõlves ütlemas, kas või korra, ma pean homme jälle nukkudega mängima või me hakkame homme jälle seda neetud poodi mängima. Ei. Lapsepõlves oli palju lihtsam. Homme hakkame nukkudega mängima, mul tuleb naabritüdruk külla või homme lähme siis, ma ei tea, poistega seal teeme metsasonja või mida iganes. Tahe, ma tahan
on selle soovi märksõna, mitte et ma võiks tervislikult hakata sööma, ma võiks, ma peaks äkki hakkama hommikuti, ma ei tea, seal jooksma, võimlema joogat, ma ei tea, hingamisharjutusi tegema. See pole soov. Ma tahan. Sellest sõnast hakkab sinu tõeline soov pihta ja ainult selliseid soove seal saatuse väravate juures võetakse kuulda ja aktsepteeritakse. Nii, see oli siis sinu teine samm ja vaata, see küllus on ikkagi üks võimas energia. Aga energia on tunne, sellepärast et emotsioon, tunne ladina keeles, lahti seletatuna on emovere ehk tunne, mis peab liikuma välja, ehk sellel asjal on juba a priori mingisugune laeng, mingisugune energia sees olemas. Ehk tegelikult me räägime sellest, et me tahaksime võimendada mida? Õige, oma külluse tunne. Sest kõik muu, mida me sinna juurde kasutame, loitsud, tarokaardid, eeterlikud õlid, mantrad, ma ei tea, dreamboardid, mida iganes, need on ainult tööriistad ja vahendid. Need ainult aitavad sul sinna juurde saada. Mul täna oli ka muide üks hästi huvitav vestlus, ma tooksin selle siia juurde. Jällegi oli teemaks, et täna on niisugune eriline päev ja seda küllust tuleks ikkagi võimendada. Ja tuli jälle jutuks, et raha ikka oleks vaja, siis saaks küll kõik soovid täita. Ja tõin siis kaasvestlejale näiteks, et tead, see on sama hea, kui seista keset, ma ei tea, tühja põldu ja öelda, vau, oleks mul praegu tünnide viisi bensiini. Ja siis? No, bensiin on ju lahe, on palju, saab ju igale poole sõita. Aga autot on vaja. Sest ilma autota bensiinil absoluutselt ei ole mitte mingisugust väärtust ega tähtsust. Vaat täpselt samamoodi siin. Külluse tunne ehk sellel samal õigel tunnel, vaat tema loeb. Sellepärast, et raha on täpselt samamoodi ainult üks tööriist ja vahend. Ja sinu külluse tunne aitab selle rahal sinu juurde tulla. Sellest me jälle räägime mõnel pikemal koolitusel või pikemal töötunnil, et plaanis on ju ka korrata seda, mitte nüüd päris korrata, aga uues kuues tuleb ka biohäkk, ehk siis kuidas saada paremaks versiooniks siis endast, nii et jätame midagi ka tuleviku jaoks. Aga lihtsalt jätan meelde, et lihtsalt paljad keset kõrbed, keset tühja põldu soovida tohutult bensiini on suht mõttetu, kui sul ei ole autot. Aga kui sul on olemas siiras soov see, et ma tahan seda nukku, pane tähele, saatuse väravad täna avatakse sinu võtmega ja sinu teha on see, et need nukud ja kõik need roosad šleifid võimelised kas või need samad autod sinu ellu tuleksid. Külluse tunne. Ja vaat siin on nüüd selline nipp taga ka veel. Küllus on energia. Külluse tunne on energia. Ja eeterlikud õlid, nad suudavad ja nad mõjutavadki meie energia välja. Ja just nimelt, mida võimsamat energiat sa enda sees omad, kasvatad, hoiad, võimendad, seda suuremat küllust oled sa võimeline haldama. Vaata, siin on veel üks hästi huvitav paradoks. Sa võid tahta palju küllust, aga kui sul ei ole seda energiat, kui sul ei ole seda anumit, kuhu sisse see ära mahutada, ma just mõtlen seda tunnete välja, seda tunnete miinus pluss kontot, siis täpselt sellise sa endale saad, see, mis on sinu mõõtu. Nii, et need samad numbrid. Mulle see slaid lihtsalt nii hakkas kummitama, et kuna ma lubasin ka pragmaatidele näidata üks koma teist, siis paratamatult jookseb ta ühe või teise jutu lõpuks siin alati vahele. Ja nende tasemete juurde siis veel. Aga vaata selleks, et nüüd kuskilt liikuma hakata, nagu ma ütlesin, et sa saad ära hallata seda küllust, milleks sa täna ja siin praegu võimeline oled. Et kui sinu tase jääb alla selle 50, tiksud siin kusagil nende süütunnete ja häbitunnete, tegelikult need on ühed parad vastikud tunded küll, jah, nad ikka närivad seest ja ikka tõmbavad korralikult seda energiat ära. Siis mainisin sulle ka seda, et eeterlikud õlid mõjutavad meie energia välja. Lihtsalt nii on, sellepärast, et nad on osa loodusest ja meie oleme osa loodusest. Ja vaata, meil on taimedega päris sarnane DNA. Ja meie rakud
tunnevad kõik need signaalid ära, mida eeterlikud õlid, eks ju, meie hormonaal- ja emotsionaalse tasemel teevad ja käivitavad. Nii et mina, kes ma olen hariduselt biokeemik, mina, kes ma olen kliiniline aromaterapeut, toimetark ja mida iganes muid asju ma enda elus teinud olen ja õppinud, siis siiski elu on mind tagasi toonud jälle looduse juurde juba nii päris kohe mitu head aastat, rohkem kui 12 just, siis võin öelda, et enda praktikast, ma olen ka praktiseeriv aromaterapeut, enda praktikast võin öelda, et imede värk, nii see on, et teinekord tasub usaldada seda sama tööriista, seda sama töövahendit siis, kui sa võib-olla enda tunnetes ja enda energias päris kindel ei ole. Aga tasemete juurde. Nii et korraks veel, jäi siis meelde, jah, et me räägime nendest 30-test, 50-test, 100-test, 75-test, kergelt miinusmärgiga, ja räägime nende neutraalsetest numbritest ja räägime nendest plussmärkidest, kuhu sa tegelikult oma külluse võimendusega jõuda tahad. Nii et tiksudes siin kuskil alla 50 taseme juures, siis sõnum sulle, lase lahti. See kõik oli juba ära. Süütunne ei saa tekkida ette ja süütunne saab tekkida ainult millegi ära. See oli ära. Ära jää sellesse kinni, lase see lahti ja ma võib-olla soovitaks siin ühte huvitavat õlisegu, see on past tense. Ta pealkiri juba ütleb selle kohta, et see on möödanik inglise keeles tõlgituna. Ta sisaldab fantastilisi koostisaineid nagu lavendel, talihali, mis on võimas valuvaigisti, võimas antibiootikum selles mõttes, et ka negatiivsed mõtted tegelikult on veel hullemad kui nakkushaigus. Koriander, piparmünt, viiruk, majoraan, roomakummel, basiilik ja rosmarin. Mida kõike ürdid teevad meie toiduga, mida kõike ürdid on võimelised tegema meie energia ja meie mõtetega. Nii et past tense, lase lahti, anna asjale oma teed minna. Ja vaata seesama mineviku lahti laskmine, ta aitabki sul vabaneda sellest stressist, mida sa tegelikult seljakotina kannad kaasas. Ta võib tulla ülekoormusest, ta võib tulla läbipõlemisest, ta võib tulla sellest närvilisusest ja väsimusest, sest et sa ju krutid seda läbi. Need asjad olid ära, past tense, minevik, lase lahti ja läbi selle sa suudad maandada oma pingeid. Sa lastes minevikust lahti teed nagu oma selles imelises riiede kapis uutele asjadele ruumi. Sa läbi selle saadki selle rahu ja tasakaalu, selle kerguse ja veel kord tänutunde. Just võib-olla jagades mõnda asja teistega ära, võib-olla keegi saab sellest õppetunni või mingi kogemuse. Nii et täna ja lase nendele asjadele minna oma teed. Ja kui sa oled vabastanud ruumi enda sees, nagu me ütlesime, tasudes mingid asjad ära, just, lastes need lahti, suunad sa pilgu tulevikku ja see toetab sinu mõttemustrite puhastamist. Mõttemustrite puhastamist on veel üks märksõna, millest me räägime siin lõpupoole. Niisiis, tiksudes seal 50-100 vahel, siis märksõna sulle. Sa otsi rahu, tuge, jõudu nii enda seest kui ka väljast poolt. Vaata, kui teinekord ei ole võimalik nagu keskenduda või selle hoolatta pealt maha astuda, siis loodus on meile andnud hästi huvitavad vidinad. Ja nende vidinate nimi on peegelneuronid. Et kui sa ise ei saa seda tegevust või seda mõtet või ütleme sündmust olemist korraldada, siis vaata, kuidas seda teevad sinu lähedased või inimesed sinu ümber. Ja läbi peegelneuronite oled sa võimeline täpselt samu tundeid läbi elama. Et kui sa tahad rahu, siis otsi seltsi nende inimeste seas, kes on ka rahulikud. Kui sa otsid tuge, otsid toetavaid inimesi, kui sa otsid jõudu, mine nende juurde, kes sind edasi viivad ja annavad sulle seda väge, positiivsust ja edasiminek powerit. Ja õlidest rääkides siin sobib kaasa võtta sellele teekonnale konsool ja motivate. Need on juba valmis segud ja konsool on hästi selline, kuidas ma nüüd ütlen, inglise keeles tõlgituna see tähendab tala. See tähendab tuge, et kui see pind on jalgade alt kadunud, siis aitab ta sul leida seda tugipunkti, millest võib-olla oma uut teekonda alustada või jätkata.
ja ta aitab vabaneda leinatundest, eks ju, kaotusest, traumast, ärevusest, ängist, ükskõik milline emotsionaalne valu ja sellest tekib ülekoormus. Ta toetab, rahustab ja lohutab, ta justkui nagu paneb sulle selle õla alla, sest et võimsad õlid nagu viirub, paatšuli, langilang, labdanum, see on fantastilise magusa maitsega, magusa lõhnaga. Selline taimekene amüüris, ka üks selline puidune lõhn, sandlipu roosus, mantus, et nad kõik moodustavad sellise tugeva ja mõnusalt maitsva segu, mis aitabki sul rahuneda, aitab tunda ennast tugevana ja otsida seda jõudu seestpoolt. Ja Motivate võib-olla on tiba teise sellise aktsendiga. Ta nimelt kannab sees veel koriandrit, piparmenti, clementiini, basiilikut, selliseid natukene käivitavaid õlisid ja aitab sul üle saada väsimusest, hirmust, ka sellisest kangestumisest, sellest samad paigalt tatsumisest, suutmatusest minna edasi. Ja läbi nende õliväge teda annabki sulle lootust, julgust ja jõudu. Nii, kui tiksud seal 100-200 vahel, vaata, ma lähen korraks tagasi ja tuletan sulle meelde, et 100-200 vahel ongi täpselt see, et veel natukene ja sa oledki teisel mänguväljal, kus hakkab sinu võimas külluse ja arengu, ehk siis sinu potentsiaali suurendamine. Nii et selles vahemikus on arukas minna sellise kohanemise ja aktsepteerimise teed. Piiride avardamine võiks olla see hashtag, mida me paneksime selle seisundi juurde lisaks. Ja selle seisundi või nende numbrite juures ma peatuks siis adaptiivõlisegu juures, mis tegelikult ka teadustööd on seda palju kinnitanud. Ta võimendab ühte meie aju neurotransmitterit, nimelt GABA. Tema ongi selline mõnus, pehme, kuldne pidur, mis ei lase sul minna ärevate ja selliste ülevoolavate negatiivsete tunnetega kaasa, rahustades ja kohanedes. Märksõna on siin kohanemine, sellepärast et kohanemine ja teadlikkus käivad käsikäes. Ja kohanemine ei ole mitte leppimine. Mitte see ei ole primaarne, et wow, need on minu tingimused täna siin, täna on piirangud, täna on need, ma ei saa sinna minna, ja küll lasta olla. Ei, kohanemine on hoopis midagi muud. Kohanemine on see, me teha seda ei saa, aga me saame teha hoopis nii või me saame hoopis teha teisi asju nende asemel. See on kohanemine, adopteerumine, sealt ka tuleb selle segu nimi adaptiiv. Ja ta aitabki sul säilitada rahu ja meelekindlust ja muuta need negatiivsed mõtted positiivseks just nimelt läbi selle, et sa hakkad nägema asjade teist külge. Ta aitab ka stressiolukorras püsti jalu jääda nii emotsionaalselt kui ka füüsilises plaanis ja ta aitab sul avada silmad. Avada silmad, et näha tõtt selle koha pealt on väikse kõrvalpõike veel sellest imelisest Viljandi naiste retriidist, kus kõlama jäi üks huvitav lause, üks tähelepanek osaleja poolt. Kuigi ma lubasin, et ma ei jaga mitte midagi, mis Viljandis oli. Kokkulepe oli, et kõik, mis toimus Viljandis, jääb Viljandisse. Aga need on sellised tähelepanekud, ma arvan, et osalejad selle peale pahaks ei pane. Et tões elamine on hästi vägev, hästi vabastav, hästi toitev ja väärestav. Just nimelt mitte valetades iseendale, just nimelt mitte ilustades või mitte ka vähendades seda, mida sina enda ümber näed ja koged. Selles tõelises tõe elamises, see on vinge. Ja seal sa suudadki mõelda selgelt ja rahulikult ja seal just nimelt sellest tõest sa saad ja astud ühe sammu korraga, aga kindla sammu. Ja läbi selle sa loodki selle turvatunde ja sisemise rahu ja sealt läbi selle sa leiadki enda enesekindluse. Sest vaata, kui sa muudad ennast seest, kui muutud sina, siis muutub ka maailm sinu ümber. Kristel, ma pärast selle ihalduse vastan sulle ära, et ma natukene hoian ikka pilku selle chati aknal peal. Nii et ihaldus. Ja naistele eriti, mina soovitaks selles seisundis, aga üleüldse ka igapäevaselt kasutada sellist võimsat segu nagu klaarikalm, sellepärast, et meil naistel tihti mõned sellised ebakindlad momendid või sellised ülevoolavad, üles-alla käivad tunded
kipuvad olema natukene sellise hormonaalse värgiga seotud ning kläärikalm on see segu, mis imeliselt paneb paika tagasi selle hormonaalse tasakaalu läbi selle, et ta viib naiste erinevad naishormoonid siis vastavasse vahekorda, et kui sul on midagi puudu või sul on midagi üle, siis kläärikalm silub nad ilusasti ära. Ja kui oled sa nüüd jõudnud sinna neutraalsest tasemest ülesse poole, oled seal piiri peal, nüüd on tagumine aeg. Tõuse püsti ja liigu. Tegutsemine. Mäletad, me ju rääkisime alguses, et saatuse väravad on lahti. Sinu käes on võti. Tõuse püsti ja mine. Ja soovitaks siin võib-olla selle võimsa tegutsemise kinnistamiseks või natukene lisajõu saamiseks elevation segu. Elevation tähendabki inglise keeles ülesse tõusmist, nagu liftiga just. Ja jälle selline rikkalik segu mõnusa, ergutava, virgutava, magusa ja mõningate huvitavate lisanditega, nagu näiteks ilang-ilang. Just jagasin mõni päev tagasi ühte videot, kus ma ka mainisin ära, et ilang-ilang on tegelikult seesmise lapse õli. Ja seesmise lapse õli ei lase sul mitte kunagi ära vahetada 2 sõna. See on tahan ja pean. See tahan jääb alati peale. Ja seda me juba rääkisime, et sinu tahan on palju-palju võimsam ja palju-palju tõhusam ja palju-palju külluse väga, eks ju, rikastatud tunne kui see, et sa midagi pead. Nii. Jah, siis elevation aitabki sul nagu sellest kastist välja astuda, saada üle seisakust, teadmatusest, paigalt tatsumisest, eks ju, ta annab sulle seda jõudu, positiivsust, julgust ja veel üks hästi oluline asi. Ta aitab näha seda, mida sa veel oma silmaga ei näe. Aga veel üks hashtag märksõna, mis käib tänase kuupäeva juurde, oli see suur 2 küllus. Diplomaatia. Diplomaatia, suhete loomine, koos toimimine, koos loomimine, koos tegutsemine ehk partnerlus. Siis nerooli on üks imeline õli, mis tegelikult aitab sul vabaneda teatud määral sellisest üleolekust. Üleolek võib olla ka selline negatiivne, et kus nüüd mina siis sellest, et see ei pea olema alati uhkus ja ülbus, sest ka ebakindlusest vahest tihti inimesed teevad teatud üleoleku. Ja nerooli on justkui nagu tänase päeva sellise saatuse väravate teatud võtmekesena sul võimalik kätte võtta, ehk ta julgustab austama teisi ja seeläbi ka ennast. Ja veel tuletab meelde, muide, et seksuaalsus on ka hea suhte aluseks. Wow. Nonii, sa oled sellel mänguväljal, kus energia teksab üle, sul on seda külluse maagiat juba endal küllaga ja nüüd ainult võimenda ja võib-olla 2 väikest tööriista sulle sinna juurde. Et ole kindlasti puhanud rõõmus ja täis energiat sellepärast, et vaata, kui sa tahad veel enam küllust enda sisse, palun ole võimeline seega vastu võtma. Sest jällegi vastasel juhul võimendad seda, kus sa praegu oled. Ei ole puhanud, ei ole rõõmus, ei ole energiline, nii et ole sellega ettevaatlik, sest see piir, kui sa oled üle saanud nendest kõikidest tasemetest, juba esitatakse ka sulle teatud nõudmised ja väljakutsed. No nii, aga kes tahtis rohkem raha? Nüüd paneme ruttu siia chatiga aknasse, kes tahab rohkem raha saada? Kas ma räägin siit sellest teemast edasi või paneme tänaseks jutu kinni? Kellele vaja raha? Paneme plussmärgi. Paned plussmärgi, saad rahaga. Hakkab tulema. Nii kaua, kui te neid plusse panete, ma veel tšekan ka, et kui palju on siis ikkagi rahahuvilisi siin kokku tulnud. Jutt on väikse nippiga ka, just. Ma räägin nii kaua ära kähku selle ihaluse tähenduse. Ma ootan plusse ja ma tulen siia selle tabeli juurde tagasi, kus oli see ihalus kohe. Siin ta meil ongi. Ihaldus see tähendab seda, et sa midagi pimesi himustad, sa oled nagu teinud endale teatud sellise kumiiri
pimesi millegi kummardamine, ma tahan seda saada ja kogu lugu. Et ta ei ole selline nagu soov, ta on natukene, ütleme siis aeglanne soov. Et see oleks siis minu tõlgendus sellest. Tegelikult ma soovitan originaalkeeles ehk inglise keeles nüüd üle vaadata, et tõlkes läheb ikkagi nii mõnikord asi nagu kaduma, aga ihalus tähendabki seda, et sellist nagu pimesi tahtmist, pimesi soovimist, ilma et see oleks teadvustatud ja teadlik. Nii siis raha, jah. Ja Stella, emotsioone ja tundeid, neid sa lood ise. Mina ainult näitasin sulle kätte, et milliste tunnete juures võib see palju vingemaks kujuneda. Ja sul on ka paberid, mida sa siis täidad. Et kui sa kirjutad oma soove sinna, siis pane tähele mõlema, nii nendest, millest sa tahad lahti saada, kui ka need, mida sa enda ellu tahad kutsuda, peab juures olema tegevuskava. Sellepärast, et tänase päeva hashtag on algatused. Veel kord, algatused. See, et sa midagi soovid ja istud paber käes, see pole soov. Tee midagi. Astu, võimenda. Aga siis nüüd, et sellest, et rohkem bensiini ja rohkem raha ja igasuguseid muid võimalusi. Vaata, meil on olemas üks mingi õli. On olemas selline õli nagu patchouli. Ja seda tegelikult iidsest ajast juba peetakse selliseks küllusõliks. Miks? Sellepärast, et vanasti, kui veel neid siidipaipu ja igasuguseid muid kalli paipu toodi idamaadest kuskile siia Euroopa riikidesse, tulid nad meretsi. Ja selleks, et igasugu koi ja pahurid, kahjurid, sellele vaibaunikule liiga ei teeks, siis nad piserdati ära patchouli õliga just nimelt selle nii-öelda külluse ja rikkuse kaitseks. Ja nii leviski, et need kallid vaibad olid ju patchouli lõhnaga. Ja rahvas hakkaski uskuma, et kõik see, mis lõhnab patchouli järgi, tähendab rikkust, küllust, just ja rohkem rahaga. Ja. Aga pane sinna 5 tilka seedrit ka juurde. Sellepärast, et seeder on selline õli, mis tegelikult aitab sul uskuda seda, mida sa seesmiselt oled. Ja vastupidi, oled seda, mida sa seesmiselt usud. Nii et kõikide sinu nende statementite, nende sinu soovide juurde, mida sa kahe paberi peale panid, seal tegelikult ju tulevad välja sinu uskumused, sinu käitumismustrid, tulevased käitumismustrid, see, mida sa tegelikult oma ellu tahad ja soovid. Seeder aitab sul neid ka ellu viia, sest ta annab võimsa eneseusu sulle. Pane veel sinna tilkane roolid ka, aga mul on sulle veel parem retsept. Et kui sul see segu on tehtud, siis ole hea. Pane sinna veel nelki, kaneeli ja metsikut apelsini. Ja sa juba sellest segust lood endale külluse magneti. Sest natukene nelki, natukene kaneeli, lisad natukene vürtsi ja metsikut apelsini, mis ongi juba tegelikult küllusõli. Vaata seda apelsini. Ta juba ju pakatab sellisest metsikust energiast ja nagu me rääkisime, küllus on külluse tunne, energia, just. Et paned need kokku ja sa saad endale palju võimsama tööriista külluse võimendamiseks. Panin siia selle slaidi, mis võib olla minu sellistele varasematele kuulajatele on juba tuttav. Aga minule meeldib alati segusid endaga või endale parajaks timmida. Et kui sellele eelmisele magnetile valid sa ühe nendest, minu poolest kas või kõik 4, siis sa saad nendele ka teatud sellise timmimise, sellise kirsikese tordi peal nagu juurde panna. Et kui sa tunned, et sul on vaja näiteks mõnes ärisituatsioonis paremini toime tulla, lisa vetiiverit. Sest ta aitab näha mitte lihtsalt seda, mis sinu ümber toimub, vaid ka teadlikult leida ja näha ka neid põhjuseid, mis on selle või teise olukorra põhjustanud ja sa saad nendega tegeleda, neid elimineerida. Jällegi, ta on külluse energia, mis on natuke isegi võimsam kui patchouli ja basiil, just. Aga kardemon on selline lõbus poiss, tal on hästi tugev meesenergia muide, raha on ju meil ka meesenergiaga. Seega kardemon toob sellist hullu õnne võib-olla ja aitab toime tulla kõigega, mis sul on plaanitud. Tema on see, kes sinu unistused täide viib. Nii et vaata teinekord seda kardemoni ja muide, kas te olete kursis, äkki te olete näinud, äkki olete isegi proovinud. Minule näiteks väga meeldib reisida idamaades ja ma arvan, et see põhjus oli see, et nad pakuvad igal pool kardemoniga kohvi.
ma kogu aeg mõtlesin, miks see araabia kohvi on niivõrd hea, miks ta niivõrd maitseb. Ai, Sindrina, kardemoni panevad sinna juurde. Ja salvei on jälle selline natukene tarkuse ja teadlikkuse õli, ütleks mina tema kohta, sest ta aitab sulle esile tuua sinu varjatud võimeid. Ta kaitseb ka pettuste ja halva energia eest. Salvei selliseid kimbukesi suitsetati vanasti taredes ja tubades, no ka võib-olla paleedes, ma arvan ka, just nimelt sellise halva energia peletamise eest ja just nimelt läbi oma sellise joovastava aroomi ja sellise, noh, kuidas ma nüüd ütlen, ta aitab sul tõusta üle nendest probleemidest, kus sa täna oled natukene ülespoole ja vaadata neid vähekene suuremas plaanis. Suuremas pildis näed sa palju rohkem lahendusi. Et õhtuseks taastumiseks ja analüüsiks täna ideaalne kaaslane. Aga roos, jälle kui me räägime nendest nullidest, siis pane tähele, need 2 ootsõnas roos on ju, no täpselt nagu need 2 nulli tänasest kuupäevast. Jällegi nad on võimendajad ja roos on hästi võimas võimendaja, ta on transformaator, tal on hästi kõrge sagedus, aga ole temaga ettevaatlik. Jällegi, sest roos võimendab seda, mida sa täna oled. Ta küll aitab sul viia näiteks äri uuele tasemele, ta võib aidata sul teha, leida uusi lahendusi või tõsta sinu tuju, aga ainult siis, kui sul on vektor paigas, ehk kui sul on tegevuskava paigas, aitab roos sul neid samme teha ja astuda. Nii, tulemegi peaaegu jõudnud sinna, et küsimus mõne käest, et aga mul ei ole ju neid õlisid veel praegu. Noh, ega siis midagi. Mulle meeldib oma raamiteraapia või ütleme siis oma erinevatest töötubadest rääkida, et kas sa tead, millised on 2 kõige tähtsamat õli, mis võiks sul kodus õlikohvris või kus iganes kotis olla. Esimene neist on kuulamine ja teine on rääkimine, sest läbi nende 2 võimsa tööriista oleme me võimelised tegema mida? Loengu algusesse läheme tagasi, just koostööd tegema, partnersus looma ja just nimelt seda diplomaatiat arendama, olema paindlik, sulanduma ja tegema teistega just nimelt koostööd, koos tegemist. Ja 3. õli, mis võiks sul olla alati kaasas, on tänutunne, sest väike maagiline trikk tänasesse päeva. Tänutundega on võimalik ära nullida kõik need tärniga võlad, ehk kõik need seal sellesama püramiidi allosas olevad miinusmärgiga tunne. Tänutunne transformeerib. See oligi võimas energia, mis mind läbi selle nädala peale seda võimast retriiti, mis me tegime naistega Viljandis, veel kord meeletud tänud kõikidele osalejatele, sest ootused olid suured, aga see, mis seal toimus, ületas isegi kõik, mida oleks osanud soovida. Ja juba tahangi välja kuulutada, et tuleb ja loomulikult tuleb uus ja tuleb Rakveres. Miks ta Rakveres tuleb, sest mõte viis sinna, et täna on ju veel üks tähtis tähtpäev, et hakkas ju selle Hiina kalendri järgi meil pühvli aasta, ta on küll valge pühvli aasta, Rakvere pühvel ei ole nii väga valge, aga ta on võimas sellegi poolest, nii et tekkiski mõte, et teeme siin minu kodulinnas muide ja päästame siis seda kõike, mida me sees tahame veel võimsamaks saada. Nii et info tuleb kindlasti juba varsti, hoia pilku peal, tšekka, alati on olemas ka early bird ehk varajase tedelja soodustused, nii et liigume sellega omas rütmis. Ja tänutundest siis, et kui sul veel ei ole neid õlisid, millest me täna rääkisime, siis kõige tähtsam on täna selle päeva juures panna paika algatus, tegevus. Sa võid alati saada endale uusi teadmisi, sa võid saada endale uusi kogemusi, sa võid saada endale uusi sõpru, sa võid saada endale uusi suhteid, sa võid saada endale kõike palju, kui sa nad võid enda ellu lubada. Ja ma tänase jutu lõpetaks sellega ära, et uus praktilise aroomiteraapia veebikursus tulemas.
kuni sõbrapäevani saad veel kasutada soodusinda, sinna on veel täpselt 3 vaba kohta. Aroomipsühholoogia kursus hakkab meil 10. märtsil, sinna on natuke rohkem vabu kohti, sest hakkab märtsis ka. Seega ole hea, tšekka, vaata, panen selle video alla ka mõned lingid ja lõigud. Ja kui sul tekkis küsimusi, siis ole hea, kirjuta mulle. Ja ma teeks siis sellise üleskutse. Me ei tee täna küsimuste ja vastuse vooru. Esita kõik küsimused täna endale. Siis, kui sa neid 2 maagilist paberit täida. Kui sul on õli, võta nad ligi. Kui sul need ei ole, võta tänutunne. Ja tead, ole hea, võta veel üks 3. paber täna ja kirjuta sinna paberi peale 3 asja, mille eest sa endale kõige rohkem tänulik oled. Imelist külluse päeva sulle, imelist külluse väravate avamist sulle, imelist, ma ei tea, pühvli aasta algust sulle. Ole mõnus, ole energiline, ole külluslik. Aitäh ja kohtumiseni kõikidele! Järjesalvestuse siis panen varsti üles.